Iisraeli ja Liibanoni ametnikud kohtuvad teisipäeval Washingtonis 5. korda otsestel kõnelustel, mille keskmes on Hezbollah relvitustamine, Iisraeli vägede lahkumine Lõuna-Liibanonist ning kahe riigi vahelise normaliseerumise võimalus. Aga Iraani jaoks pole sellest piisav, sest ta püüab kasutada Liibanoni hoovana läbirääkimistel USA-ga, hoiatades, et jätkuvad Iisraeli rünnakud ja kohalolek Lõuna-Liibanonis võivad viia USA-Iraani vastastikuse mõistmise memorandumi kokkuvarisemiseni. Iisraeli rünnakud Liibanonis on nüüdseks lõppenud ja enamik inimesi on oma kodudesse naasnud. Viime need läbirääkimised edukalt lõpule, tagades Liibanoni territoriaalse terviklikkuse ja riikliku suveräänsuse kogu tema territooriumil. Me ei loobu sellest enne, kui lõplik tulemus on saavutatud. Liibanoni president Joseph Aoun, kellele asepresident J.D. Vance telefonikõnes teatas, et Liibanon on osa USA ja Iraani kõnelustest, ütles protestiks, et abi ja sekkumise vahel Liibanoni siseasjadesse on õhuke piir, märkides, et keegi ei saa pidada läbirääkimisi Beiruti nimel. Mis puutub Hezbollah'sse, siis see Iraani karukallistus on väga vajalik energiasüst. Ma kutsun Liibanoni ametivõime üles saama kasu vastastikuse mõistmise memorandumi protsessist. Vaadake neid auväärseid inimesi Iraanis. Minge ja parandage oma suhted Iraaniga. Isegi Ameerika Ühendriigid parandavad oma suhteid Iraaniga. Kõik Araabia riigid kohandavad oma suhteid Iraaniga. Aga sina? See on sinu jaoks tugevuse allikas. Aga Hezbollah tugevdamine on vaid osa Iraani strateegiast siin. Teheran püüab samuti kasutada Liibanoni selleks, et kiilu lüüa Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahele, lootuses Iisraeli veelgi isoleerida. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et tema väed ei lahku Liibanonist. See on komistuskivi. Kellele ta seda ütles? Kas sulle? Ta ütles seda avalikult Iisraelis. Me lähtume sellest, mida nad ütlevad, vaata seda. Mida sina teeksid, et veenduda, et ta ei... Ma ei hakka sulle ütlema, mida ma teen, aga kui see saab lahendatud, siis ma olen probleemide lahendaja. Ma lahendan probleemid väga kiiresti, ka Bibi puhul. Samal ajal lisaks Iraani sekkumisele Liibanonis püüab Katar väidetavalt luua kaudset vahenduskanalit Iisraeli ja Hezbollah vahel. Lisaks Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimiskanalile Washingtoni heakskiidul. Algatus ootab nüüd Iisraeli vastust. Mis puudutab Liibanoni, kelle suveräänsust USA vaikival nõusolekul jõhkralt rikutakse, siis selle välisminister palus sisuliselt Araabia riikidel toetada iseseisvat Iisraeli ja Liibanoni läbirääkimiskanalit ja hoida seda lahus käimasolevatest USA-Iraani kõnelustest. Öeldes, et Liibanon peab ise oma saatuse üle otsustama, mitte keegi teine. Paar sumises sees ja ümber selle.